Suvi kestab veel ning meeldejäävaid elamusi kogub Nõmme seikluspargist sel korral Superstaari saates osalenud Norman Salumäe. Seda, et oleks natuke hirmus, et ma natuke sellest hirmust üle oleksin. Nagu ikka elus, vahepeal tuleb vürtsitada seda. Paaniliselt kunagi kartsin kõrgust. Ja nüüd oligi, ma arvan, et see oli kuskil 7-8 aastat tagasi, kui ma otsustasin, et nii nüüd aitab. Tuleb kõrgustesse minna, natuke üle sellest saada ja siis ma selle 1 aastaga nagu saingi enam-vähem selle kõrguse hirmu endast välja. Siin saab kõik igasugused pull asju teha. Ronida loomulikult lõpatuseni. Nii-öelda kõrgseiklusrada on meil 6 erinevat rada. Iga järgmine on kõrgem ja raskem kui eelmine, aga iga rada lõpeb maa peal ja algab maa pealt, nii et igaüks saab minna nii kaugele, kui tema julgus ja ettevalmistus seda lubavad. 2 kõige kõrgemat 5 ja 6 rada on meil 9 meetri kõrgusel. Mega äge. Ma natuke kartsin ja pelgasin ja osad asjad olid väga keerulised, aga üliäge on praegu kõik see emotsioon ja ma tahan veel tulla. Nõmme seiklusparki saab endale elamuse osta kingitus.ee kaudu. Mart kõige hirmsam oli 2 hetke. Üks on see, kui me jätsime kõik need madalad asjad vahele, läksime kohe kõrgustesse jooksu. Esiteks see, et kuidagi jalad värisevad ja keha väriseb ja tegelikult ei ole üldse vaja, see värin võtab palju rohkem energiat kui tegelikult selle asja ületamine. Ja teine oli siis, kui me sealt alla pidin hüppama lihtsalt usaldama, et kõik saab korda ja see oli ebamugav natuke, aga see oli lihtsalt nagu siuke väike ajugümnastika, et panna ennast üldse julgema seda teha. Aga kõik need siuksed, kus sai swingida ja kus vähegi sai ülakehaga kasutada, need olid nagu kuidagi toredad. Norman Salumäe sai laiemalt tuntuks Eesti otsib Superstaari teisest hooajast, mil noormees oli üks finalistidest. Kui seda saadet poleks olnud, et kas ma tegeleksin muusikaga nii tihedalt, kas ma oleksin sellega niimoodi seotud, et see on praktiliselt mu põhiline töö ja ma hullult naudin muusikaga, leiva teenimist, aga lihtsalt kõik need tutvused, mis sealt sai, kõik need inimesed, need sõbrad terveks eluks ja megakool, et pärast seda, ütleme 3-4 kuuga sai ikka, see oli minu kaitsevägi, ma arvan. Peamiselt ma teen muusikale. Et elu juba viis mind kuskil kas ma olin 13 või oma elu esimese siukse muusika oli väikse rollini ja sealt see kuidagi on kasvanud ja nüüd ma eri teatrites teen erinevaid muusikale ja tegelikult ma käin ülikoolis, õpin muusikat, muusikaproduktsiooni, nii et kirjutan ka muusikat. Loodame, et lähiajal tuleb ka midagi välja. Ma mäletan seda hetke, kus on see countdown, et nüüd kohe hakkad esinema, otsesaade. Ja siis ma näen, kuidas mu särk lihtsalt nagu niimoodi, süda nagu peksab nii tugevasti, et mu särk liigub niimoodi, nagu väriseb kaasa. See on nagu ainuke kord elus, kus ma olen seda niimoodi näinud endal, et särk lihtsalt väriseb. Superstaari saade alustab juba sellel sügisel, nii et nüüd on viimane aeg ennast saatesse kirja panna. Seal ju ei ole midagi kaotada. Sa lähed kohale, sa laulad oma asjad ette. Kui läheb hästi, siis läheb hästi. Kui ei lähe hästi, siis mis seal ikka, elame oma elu edasi ja mingit probleemi ei ole. Et pigem ikka minna, eriti kui see väike siuke säde su sees on ja siis ei olegi nagu midagi muud. Just lähed, proovid ja kui läheb hästi, siis on ju super.